kontrollin, kas te näete mu slaide ikka veel nii armas oleks, kui keegi mulle lehvitaks või märku. On näha. Suurepärane. Nii, 10.01 on saanud kell. Ja tere hommikust kõigile! Oleme jõudnud AKIS 2026 kavandamise veebiseminarile. Täna on 19. november 2025 ja kui sa ei ole veel üles leidnud täna jagatavaid materjale, siis siin hetkel veebi ekraani peal on näha siis see veebilink, millelt sa kõik need materjalid, ettekanded ja tagasisideküsitluse lingi ka üles leiad. Päevakavas on meil nii, et hetkel sissejuhatuseks mõned sõnad, loodan, et ma ei kuluta seda 5 minutit. Järgmisena esitab meile AKIS tegevuskava täitmise kohta ja 2026. aasta kavandi kohta ülevaate Katrin Pihor. Sellele järgneb Terje Kaelep Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist ülevaatega järgmise perioodi siis rahastamise kavadest seoses AKISega. Ja pärast neid ettekandeid on küsimuste-vastuste plokk. Loodame, et jõuame teha ka väikese pausi ringi käimiseks, selja sirutamiseks ja kell 11 plaanime arutelu selle kohta teie enda tagasisidega, kuidas edasi, mismoodi edasi. Vahetult enne lõppu kerge ülevaade rahvusvahelistest projektidest ja lõpetame täpselt 12. Püüan hoida ennast kontrolli all ja ajakavas. Kogu sessiooni ajal on meil avatud küsimuste-vastuste koht on Slido keskkonnas ja siin all nurgas te näete seda koodi ka, millega juures neid küsimusi esitada. Te võite neid küsimusi panna ka siia selle Teamsi vestlusaknasse, et ma siis tõstan neid ka siis teinekord üles sellesse Slido keskkonda. Aga et selles keskkonnas siis te näete ka kõiki neid küsimusi ja saate neid tähtsamaks ja vähem tähtsamaks siis enda jaoks märgistada. Miks me siin oleme? On see, et 2023. aastal selline ülesanne pealkirjaga AKIS õigusaktidesse jõudis ja ülesanne jõudis ka Maaelu Teadmuskeskuse tegevuste hulka. 2024. aasta suurem muutus oli seotud nõustamise toetuse korraldusega, 2025. aastal suuremad tegevused teadmussiirdetegevuste rahastamisega ja mis 2026 hakkab toimuma, seda ta kohe kuulete. Kõik materjalid on olemas jätkuvalt sellel veebilingil, mida te siin näete, pik.ee veebilehel, ehk siis kui on huvi millestki uurida, siis seal seda on. Aga nüüd järgmisena siis Katrin ja ootel on Terje. Palun, Katrin, saad jagada oma ekraani ja rääkida meiega. On näha taustavaade, kui paned esitlusvaatesse. Nii. Suurepärane, aitäh. Suurepärane, aga aitäh sulle, Hanna, ja lähme siis teele, et selle tänase kohtumise mõte on siis natukene tagasi peegeldada ka seda, et kuhu me siis täna selle 2 aastaga, mis me oleme AKIS teenustega tegelenud, jõudnud oleme ja mis meid ees ootab. Mina räägin siis natukene sellisest operatiivsemast vaatenurgast ehk siis sellest, mis tehtud ja mis teoksil. Ja Terje siis räägib tegelikult siis juba uue perioodi kavandamisest, ehk siis me ei ole justkui nagu selle perioodikagi veel väga kaugele jõudnud, aga juba me peame seadma siis sihte selleks, mis hakkab saama järgmisel rahastamisperioodil. Nii, väike meeldetuletus, AKIS eesmärgid täna nad on siis kirjas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ministri käskirjas, AKIS käskirjas numbriga 88/2005.
Ja siin ma tõstan just esile seda, et miks me siis selle AKIS-ega või mis see nagu fookus AKIS-e mõttes on ju ikkagi need samad tootjavaade. Väga tugevalt on pildil konkurentsivõime täna, teadus-arendustegevus ja innovatsioon, digiüleminek ja nõustamisteenuse kättesaadavus. Et lihtsalt jätke need asjad endale meelde ja mõelge selle peale, et kas see on täna see, mida me tahame ka nagu tuleviku suunas oodata. Kui me siin eelmisel aastal tegelesime AKIS pika visiooni sõnastamisega, siis AKIS pika visiooni puhul see eesmärk AKIS-e jaoks sai veidi teistsugune. See eesmärk rõhutab ennekõike täna ettevõtjate majanduslikku toimetulekut nendes keerulistes oludes, olgu see siis kliimakeskkond, julgeolekukeskkond või mis iganes, majanduslik toimetulek, mitte niivõrd konkurentsivõime. Ja teiselt poolt väga tugevalt siis ka see keskkonnamõõde tuli pikas visioonis esile. Ehk jällegi asi, mis võib-olla siin Remmi käskirjas ei peegeldu nii tugevalt, siis pikas visioonis seda jätkusuutlikku keskkonnasõbralikku toidu tootmist ja tarbimist peeti väga oluliseks. Meeldetuletuseks ka AKIS teenuste portfell, millest me siis täna räägime. Meil on 3 suurt tugisammast, teadmussiirdeteenus, Hanna Raidveresepp, kes teenusejuhina, innovatsioonitugi, Andres Uul teenusejuhina ja nõuandetugi Leho Leis teenusejuhina, mida omakorda siis toetavad analüüsitegevused, kommunikatsioonitegevused ja 2026. aasta suur fookusteema, siis uus teabesalv, uus veebiplatvorm teabe haldamiseks ja levitamiseks. Kuhu me siis täna nende teenustega jõudnud oleme? Kui me vaatame teadmussiirde teenuseid, siis tänaseks on sõlmitud koostöökokkulepet avaliku sektori asutustega teadmussiirde tegevuste elluviimiseks. Leitud on AKIS raamhanke partnerid erasektorist. Meil oli 6 erinevat valdkonda, nendest 5-ga oleme me siis täna juba lepingud sõlminud. 6 ehk horisontaalne valdkond paraku on endiselt veel vaidlustuse all. Just eile saime teada, et vaidlustaja kaebas siis otsuse edasi Riigikohtusse ja nüüd ootame siis ärevusega seda, et kas Riigikohus võtab selle menetlusse või mitte. Väga loodame, et Riigikohus on ratsionaalne oma otsustes ja ei lähe selle kaebamisega kaasa. Mida me oleme teadmussiirdes väga tugevalt rõhutanud on see, et me tahame näha teadmussiirde tegevuste kavandamisel tootjate endi vajadusi ja vastutust. Ehk siis kogu teadmussiirde teenus suuresti on üles ehitatud alt üles initsiatiivil. See, mis tuleb otse põllult, et mida siis on vaja, et seda siis on vaja ka teha või seda me saame siis ka teha. Ja selleks, et see asi niimoodi toimiks, on meil siis iga-aastane ideekorje ja selle ideekorje pealt siis prioritiseerivad neid tegevusi valdkondlikud nõukogud, kus domineerivad siis tootjate esindajad. Lisaks oleme me siis tänaseks käivitanud ka tagasiside ja ettepanekute seirelaua. Et järgmistel slaididel ma Konnar lihtsalt ka peegeldan, et selle te kindlasti, kui te veel ei ole neid üles leidnud, et siis tasub seda kindlasti vaadata. Aga kindlasti on ka veel palju arenduskohti. See, mida me ennekõike näeme, on see, et me tahaksime, et teadmussiirde tegevuskavas oleks vähem tegevusi, need oleksid paremini grupeeritud. Näiteks selle aasta ideekorje selline drastiline tulem oli see, et meil oli kogu ideekorje peale 39 konverentsi. See tähendab tegelikult seda, et peaaegu iga nädal võiks olla üks konverents. Ja ma arvan, et ükski tootja ei ole väga õnnelik selle üle, et neid nii palju on. Et pigem võiks olla rohkem koondatud, rohkem programmilisi tegevusi ja selles suunas me siis ka töötame, et kuidas seda nagu saavutada. Tänaseni ei ole me veel suutnud hästi juurutada e-õppe võimalusi, palju asju, mis täna leiavad aset infopäevade või veebipõhiste infopäevade vormis, võiks olla hoopis e-õppena ja võiks selle läbi olla tootjatele ka paremini kättesaadavad. Siis on üks suur teemade plokk on kohustuslike koolitusnõuete nii-öelda juhtimine. Ehk siis teatavasti meil on täna
toetustingimusi või määruseid, mis nõuavad kohustuslikult siis taotlejatelt koolitustel osalemist, et nende koolitusnõuete täitmine on täna suhteliselt problemaatiline olnud, et ei tea tootjad, kellel need täitmata on, millega nad neid täita saavad, kuidasmoodi info liigub, et see protsess vajab kindlasti korrastamist. Samuti me tahame ka seda, et kõik te olete kenasti üritustel osalemise käigus andnud palju ettepanekuid. Täna need ettepanekud on kõik sealt kenasti sealt tagasiside platvormil olemas, aga peame ka tunnistama, et nende ettepanekute tänane süstematiseerimine ja nende omakorda lülitamine siis nii-öelda ideekorje ideestikkudesse on olnud ikkagi ka selline veel algjärgus, et see on see koht, kus me tahaksime tegelikult hakata ka tehisintellekti võimalusi paremini ära kasutama, nii et me saaksime sealt selliseid kompaktsemaid mõtteid ka ideekorjesse ka ettepanekutest kohe tagasi saada. Ja mis meil ka täna puudu on lihtsalt selle tõttu, et ei ole veel nii palju neid teadmussiirde üritusi toimunud, on see, et me tahame ikkagi väga selgelt sisse viia ka selline osalejate ürituse maksumuse ja mõju analüütika. Saame vaadata, et milline euro siis või kui palju siis mingi kulutatud euro meile siis reaalselt ka võiks tagasi tuua. Siin siis väike tagasipeegeldus selle seire töölaua osas. Siin ma lihtsalt ka juhin tähelepanu, et tegelikult need üritused, mis on toimunud, et nendega üldjuhul ikkagi väga hästi jäädakse rahule, et kui meil on 5 punkti skaala, siis keskmine hinne sealt tuleb tagasi 4,7, mis on vägagi kõrge. Võib-olla muret tekitavam on see, et kõige madalam hinne on siis nende uute teadmiste kasutamise osas. Ehk siis, et on küll toredad üritused ja vahvad lektorid, aga ei tunnetata, et kuidas või ütleme, see tunnetus, et kui palju ma sellest teadmisest saan ära kasutada, see tunnetus on siis kõige madalam nendest hindeskooridest. Aga soovitan teil kõigil sellel veebilehel siis ka ise ringi surfata, seal saab neid erinevaid näitajaid siin need linnukestega kohti sisse välja lülitada, saate siin valida märksõnu, vaadata missuguste märksõnadega, millised ettepanekud välja tulevad, nii et see on päris sügava infoga lehekülg. Peegeldan ka sellist toredat pilti siin. Ei olegi mõeldud, et te suudaksite siin kõiki seda teksti lugeda, vaadake seda nagu pigem hoomake seda pilti. Siin on siis tänaseks korraldatud või hangitud ürituste siis kavandatud eelarve ja tegelik kulu. Eelarve on siis see tumedam pulk ja tegelik kulu on siis heledam pulk. Ja mida me saame nagu tõdeda on see, et me üldjuhul oleme üsna hästi püsinud eelarves. On mõned üksikud üritused, mille puhul eelarve on läinud lõhki või nii-öelda me ei ole osanud selliseid tegelikke kulusid ette näha. Ja mis trendina esile tuleb, on tegelikult see, et need kõrgema otsa üritused, et pigem nende puhul läheb siis eelarve võib nagu natukene lõhki minna. Infopäevadega püsime me nagu paremini eelarves, väiksemate eelarvetega. Aga see on ka nagu selles mõttes ka arusaadav, et mida suurem on see eelarve, seda suurem on seal ebamäärasus, seda rohkem on neid riske, et miskid asjad ei realiseeru nii, nagu nad planeeritud olid. Nüüd nõuandeteenuse poole pealt tänaseks siis nõustajate nimekirjas tegin väikse muudatuse nendes slaidides, mis eile välja saadeti, et kuna kutseeksam toimus selle nädala esmaspäeval, nii et nüüd on meil siis täna 112 nõustajate nimekirjas 108 asemel. Aga mure on muidugi selles, et kõik nendest 112 nõustajast täna aktiivselt nõuandeteenust meile teadaolevalt ei osuta. Ehk siis kindlasti tahaks seda, et neid nõustajaid ka rohkem aktiveerida. Ja nõustajate koolituskava oleme me ka suures osas suutnud ellu viia, erinevad ümarlauad, koolitused, seminarid. Ja üha enam püüame siis sinna ka tuua sellist programmilisemat või fokusseeritumat lähenemist. Nõustajate järelkasvuprogramm, see ei ole küll otseselt olnud AKIS-est rahastatud tegevus,
aga selgelt nõustajate järelkasvu programm on olnud suur edulugu, et kutsun ka kõiki veel andma oma hääli ARIA konkursi ehk siis Agricultural Reward on Innovation Activities, selline tore üle-euroopaline konkurss, kus siis nõustajate järelkasvu programm on tänaseks jõudnud finaali. Andke oma hääl samamoodi siis selle programmi poolt, et see on Euroopas ka üsna unikaalne saavutus siin hakkama saanud. Ja kindlasti on see asi, mida me tahame ka tulevikus taas korrata. Ja millega me oleme nõuandetoetuse puhul või nõuandeteenuses veel väga mahukalt tegelenud, on siis ikkagi see nõuandetoetuse jooksev analüüsimine ja ettepanekute tegemine nõuandetoetuse määruse parendamiseks. Aga vaatamata sellele, et oleme siin hoogsalt sammudega edasi liikunud, siis nõuandeteenuse arendusvajadused on ka üsna ikkagi teravalt üleval. Me peame väga selgelt enda jaoks lahti mõtestama selle, et millisena me näeme nõuandeteenuse tulevikku, milline see nõuandeteenuse mõju üleüldse siis nende samade AKIS-e eesmärkidele on, ehk siis me jälle tuletan see meelde, et täna on see konkurentsivõimeline põllumajandus- ja toidutootmine. Et mis roll selles on siis nõuandeteenusel. Kindlasti me peame arvestama seda, et nõuandetoetuse vahendid on piiratud, mis omakorda seab selged ootused sellele, et on vaja seada selgemad fookused. Tuleb teha valikuid, ei saa üle nii-öelda lennukilt külvata, vaid et tegelikult tuleb väga selgelt ka riigil otsustada, et kellele ja mismoodi ja millises mahus seda toetust anda. Et neid muutusi olete täna juba näinud on ju määruse muudatuste tulemusena ka, et see ongi tegelikult tingitud nendest piiratud ressurssidest. Mida me ka veel näeme nõuandetoetust analüüsides on see, et seal on üleval mitmeid selliseid muret tekitavaid trende, et nagu ma ütlesin, et mitte kõik nõustajad võib-olla täna, kes on nimekirjas, ei ole aktiivselt nõuandeteenust pakkumas. Meil on võib-olla ka see toetus võib vist öelda, et liiga kontsentreeritud. Et meil on selline 10-15 nõustajat, kes tegelikult võtavad ligemale 60-70% kogu toetusest või 2/3 toetusest, et see ei ole kõige parem pilt. Ehk siis ka seal me peame nagu sisse suumima. Samuti me näeme nagu seda, et üks suur küsimus on tegelikult nõuandetoetuse nii-öelda tühikulu, et milleks siis ikkagi seda toetust kasutatakse, et kas see on selliste tegevuste finantseerimiseks, mida on võimalik ka turult väga lihtsalt ka ise hankida ja osta, või see ongi siis selline unikaalne teadmine, mida mujalt ei saa, et see on ainult nii-öelda nõustajate pärusmaa. Täna me seda nagu kuidagi kontrollida ei saa, aga see teema iseenesest probleemina on üleval. Ja nagu ma juba mainisin, siis ka süsteemsem lähenemine koolitustegevustele. Et kui meil täna võib-olla on olnud selline rohkem sellised natuke siit ja natuke sealt ja sellist terviklikku lähenemist ei ole me nagu suutnud veel luua, siis edaspidi me tahaksime ikkagi siduda ka nõustajate koolituskava selgemalt näiteks mikrokvalifikatsioonidega, et meil oleks väga selged pädevuspõhised õppekavad, et me päriselt saaksime, et kui nõustajad ka osalevad nendel koolitustel, siis nad ka pärast saavad väga selgelt öelda, et milliseid oskusi ja teadmisi nad on omandanud ja millise pädevuse nad on omandanud siis selle koolituse tulemusena. Siis innovatsiooniteenuste osast, innovatsiooniteenuste puhul meil on siis AKIS-est rahastatud pikka aega oli ainult üks inimene, täna on juba olemas siis 2 inimest, et meeskond natukene laienes. Ja selle tõttu me oleme innovatsiooniteenuse puhul pidanud ka väga selge fookuse seadma, et milliseid uuenduslikke algatusi, millistes valdkondades me siis ikkagi nagu fookusesse võtame. Ja täna on siis temaatiline fookus siis ennekõike tehisintellekti rakendustel või siis laiemalt ka digitaliseerimiselt laiemalt, aga täna on olnud just nimelt tehisintellekt siin fookuses ja ka keskkonnasõbralik majandamine. Ja erinevalt siis kõikidest teistest teenustest, siis innovatsiooniteenuse puhul
on meil väga selge selline personaalne fookus ehk me tahame konkreetset tootjat, ettevõtet nõustada selleks, et ta saaks oma innovaatilise ideega edasi liikuda. Ehk siis selline individuaalne arengutugi, aitame leida partnereid, aitame saada üle probleemkohadest, aitame otsida rahastust, kõik sellised tegevused selleks, et tegelikult innovatsiooniprojekt saaks edasi liikuda. Ja lisaks sellele me teeme siis selliseid ka teadlikkuse kasvatamise või isu äratamise üritusi, ühismõtlemise üritusi, olgu see siis EPAMES-i innovatsiooniala või siin vastselt toimunud Agri Hackathon. Pakume tehisaru arenguprogrammi põllumajandustootjatele ja sel aastal toimusid siis ka 2 rahvusvahelist õppereisi, mis olid just sellise innovaatilise kogemuse omandamiseks. Ja see arendusvajadus innoteenuse puhul ongi siis just nimelt see, et seda individuaalset lähenemist võimalikult hästi pakkuda, et meile on eeskujuks ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus, kes täna suudab seda pakkuda siis laiemalt erinevatele innovaatilistele ettevõtetele või sellised kõrgtehnoloogilisematele ettevõtetele. Et meie tahaks siis samasugust lähenemist, sellist partnerlust ettevõtjale pakkuda ka siis põllumajanduse toidutootmises. Mõõdikute seisust paar sõna ka, et see võib-olla nii oluline ei ole, sest et tegelikult, kui me vaatame täna ühtse põllumajanduspoliitika strateegiakavas olevaid mõõdikuid, need on siis need sihttasemed, kuhu me peaksime nagu jõudma, siis tegelikult täna me oleme enamikes nendes valdkondades need sihttasemed selgelt ületanud, välja arvatud siis sündmuste või tegevuste arv. Aga seda me omakorda ka väga ei ole fookusesse tõstnud, sellepärast, et nagu me ennem ka ütlesin, oluline ei ole see, kui palju neid sündmusi on, vaid just nimelt see, kui sisukad need sündmused on. Nii et tõenäoliselt need sihttasemed lähevad mingi hetk muutmisele, aga praeguse seis on siis selline. Nüüd 2026. aasta tegevustest, mis siis meil fookuses on, lisaks sellele, et me siis läbi terve aasta korraldame teadmussiirde tegevuskavas olevaid üritusi, neid on seal suurusjärgus 150 siia-sinna. Siis on meil nõustajate nimekirja hoidmine, nõustajate koolituskava, innovatsiooniteenused, ka niimoodi läbivalt terve aasta tegeleme nende osutamisega. Ja sel aastal on ka uue tegevusena siis välja pakutud toidutootmissektori populariseerimistegevused, ehk siis selline laiemale avalikkusele suunatud kommunikatsioon selleks, et seda põllumajanduse toidutootmist fookuses hoida. Et mitmeid ideid tegelikult tuli läbi ideekorjega üles, mis olid sellised üksikud siit video, sealt video, sellised teemad, et me siis need nokkisime nii-öelda välja ja koondasime sellisesse ühtsesse katustegevustesse. Aga kuhu see täpselt, mis see täpselt olema saab, et selle üle veel praegu meil arutelud käivad. Et võib-olla mõni telesaade, võib-olla mõni raadiosaade, ühesõnaga vaatame seda, vabandust. Ma vaatan, et mul siin alumine osa vist on slaidilt natuke ära ammustatud. Aga kui me nüüd vaatame nagu konkreetselt aasta jooksul, siis meie esimese poolaasta suurim väljakutse on siis materjalide ületõstmine uuele veebiplatvormile ja selle uue veebilehe avalikuks tegemine. Meelega ei öelnud teabesalv, sest suure tõenäosusega siis selle uue veebilehe nimeks saab maainfo.ee. Ja loodetavasti siis me saame selle sellisesse kaasaegsesse vormi selle olemasoleva teabe, mis meil täna olemas on, sündmuste haldused, registreerimised, kõik sellised asjad, saame siis sinna uude veebilehte tööle nii, et me saame seal teise kvartali lõpuks siis selle uue veebilehega avalikuks teha. Siis teine suur asi, mis on selle aasta fookuses, on siis nõuandeteenuse 35. aastapäev. Ehk siis juba 35 aastat erinevates vormides, erineval kujul on nõuandeteenust Eestis pakutud. Ja seda me tahame kindlasti ka
selle aasta jooksul esile tõsta, ühiselt arutada ka selle üle, kuhu me siis edasi liigume. Lisaks alustavad siis esimesel kvartalis meil ka ühistulise koostöö arenguprogramm, mis on siis suunatud just tulundusühistutele ennekõike selleks, et vastastikku õppida ja ühistulise koostöö kvaliteeti Eestis arendada. Ja tehisaru teemadega jätkame ka, ainult et me ei tee siis nii-öelda seda algajataset enam, vaid püüame viia järgmisele tasemele seda tehisaru arenguprogrammi ja pakkuda edasi jõudnutele siis uusi võimalusi. Loodetavasti teises kvartalis saame me alustada ka AKIS osakute konsulteerimist ja nõustamist. Et see sõltub natukene sellest, kui kiiresti ministeerium AKIS osaku määrusega jõuab liikuda. Aga eile saime veel kinnituse, et loodetavasti võiks olla nii, et märtsis-aprillis on see osakute voor avatud ja siis me saame hakata tõesti ka tootjatele nõu andma, et kelle poole milliste teadmiste hankimiseks ja kuidas võiks pöörduda. Plaanis on, kolmandas kvartalis on siis plaanis valmis saada digitaalsete tööriistade ärianalüüsid, et siin on kaks sellist mõtet meil, et ühelt poolt digitaliseerida siis kattetulu kalkulaator ja mõtleme siin ka koos Priiaga selle peale, et kas seal on võimalik ka tuua mingisuguseid automaatseid andme sisse lugemisi, nii et tegelikult oleks seda võimalik ka oma igapäevategevustes siis oma ärianalüüside koostamiseks kasutada või oma igapäevase äri juhtimiseks paremini kasutada. Ja teine kalkulaator on siis seotud sotsiaalse tingimuslikkuse nõuete täitmise ja riskide mandamise või riskide seiramisega, et seal samamoodi siis, et kas meil on kuidagi võimalik nagu sellisel lihtsamal kujul siis tekitada selline digitaalne tööriist. Aga kuna seal on tegemist alles ärianalüüsidega, et me alles nagu mõtleme läbi selle, et mida saaks teha, kuidas saaks teha, siis kindlasti kutsume teid ka kõiki kaasa mõtlema ja oma soove ja vajadusi välja ütlema, et millisena võiks see tööriist siis välja näha. Siis me samamoodi kolmandaks kvartaliks loodetavasti saame valmis ka kohustuslike koolituste sellise soovitusmooduli ärianalüüsi. Et kui ma ennem rääkisin, et see kohustuslike koolituste haldamine täna on nagu maru keeruline, et selle asemel me tegelikult tahaks ikkagi niimoodi, et kui inimene on ennast ühe korra nagu koolitusele reganud, siis see andmestik, et kui ta on seal kohustuslikul koolitusel reganud ja kohal käinud, siis see liiguks automaatselt Priiasse ja ei ole vaja teha mingisuguseid käsitsi kontrolle või päringuid või mingisuguseid tunnistusi kuhugile üles laadida. Et proovime selle lahenduse siis ka koos Priiaga välja töötada. Plaanime kolmandas kvartalis proovime siis ka avalikustada nõuande ja digiteemapakettide tulemid, et sel aastal me oleme päris palju tööd nagu sellega teinud, et sellist sisumaterjali on palju olemas. Nüüd tahaks need nii-öelda ka suure sellisel visuaalselt kaunil kujul ka siis avalikult kättesaadavaks teha ja võib-olla siis ka nagu natukene selliseid laiemale avalikkusele suunatud tegevusi sinna juurde ka pookida. Ja viimase kvartali fookuses on meil siis taaskord EPAMES-i innoala, mis sel aastal läks meil väga hästi, palju külastajaid oli, tunti huvi, et seal loodame samasugust mudelit jätkata, et saame neid meie omaenda innovaatilisi tootjaid siis kogu sektorile ja kõigile külastajatele tutvustada. Ja neljanda kvartali fookuses on siis ka järgmise aasta tegevuste kavandamine. 2027 siis nii nõustajate tegevuskava kui teadmussiirde tegevuskava. Ja viimane pilt, mida mina näitaksin, on siis seotud AKIS-e järgmise aasta eelarvega, mis on kindlasti hästi põnev, et tahaks siis teada, et kuhu see raha siis AKIS-es kulub. Siis sellel suuremal pirukal, mida te siin näete, siin on siis näha selline laias plaanis AKIS-e eelarve jagunemine erinevate tegevuste vahel. Nagu te näete, siis kõige suurema osa AKIS-e eelarvest võtavad teadmussiirde tegevused. See on üle 50%. Järgmine suurem tükk on digitugi ja arendused, et seal on nii siis need
tehnilised arendused seal taga kui ka siis IT-töötajate palgakulud, kes meil nende arendustega tegelevad. Ja ülejäänud teenused on siis juba natukene väiksema mahuga, et jah, AKIS arenduse juhtimise osas lihtsalt ütlen ka veel juurde, et siia alla kuuluvad siis ka kõik majanduskulud, mis on seotud kõikide teenuste osutamisega, olgu see siis lähetused, olgu see siis mingid reklaammaterjalide ostmised ja kõik muud sellised, et see ei ole siis ainult ise juhtide palgad. Et siin on palju teenuste üleseid asju juures. Ja see väiksem pirukas siis omakorda nüüd näitab seda, et kui suur või kuidas jagunevad need teadmussiirde tegevused siis erinevate valdkondade vahel veel omakorda. Ja siin ka kõige suurema osa moodustavad siis selgelt teadmussiirde tegevused, 71% lähevadki nende samade ideekorje raames loodud tegevuste elluviimiseks. Aga lisaks sellele on meil siis eraldi selliseid programmilisi tegevusi veel, nõustajate koolituskava, mis on eraldi, siis on nõustajatele loodud, on kusagil 6%. Sel aastal on eraldi seisvalt ka siis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi teadmussiirde tegevuste tellimused ehk siis need nii-öelda kohustuslikud infopäevad, mida ministeerium tahab, et kindlasti korraldataks. Et nende jaoks on siis eraldi eelarve. Lisaks siis ühistulise koostöö arenguprogramm ja noorte põllumajandustootjate arenguprogramm, mis on siis programmilised teadmussiirde tegevused, mida siis METK ise eest veab koos oma partneritega. Ja lisaks siis võib-olla kõige väiksemad on siis toiduohutuse ABC täiendused veel ja alustavate nõustajate mentorprogramm, mis on siis nagu tugiprogramm just nendele noortele värsketele nõustajatele. Nii, aitäh! Ma vist veidi kulutasin aega rohkem, kui ma plaanisin, aga ma loodan, et selle võrra oli ka asi sisukam. Ma annan edasi Terjele või? Ja aitäh, Katrin, selle kiire ülevaate, et hetkel meil ühtegi küsimust tulnud siia juurde ei ole, aga et küll need kohe liikuvad ka, aga et ettekanne siis või järjekord liigub Terjele nüüd edasi. Ja kutsun kõiki üles neid küsimusi kirja panema, kas siis siia chati või Slido keskkonda, et selle pealt me arutelud edasi teeme. Aga palun, Terje! Ja aitäh! Küsin, kas slaidid on näha ja kas mind on ka kuulda? Väga ilusti näha ja väga ilusti kuulda. Väga tore ja ma vaatan, slaidid liiguvad ka. Püüan siis teha lühidalt, sest ma piilusin siin osalejate nimekirja, et ma arvan, nii mõnedki on rohkem või vähem kursis mõne teemaga siin. Aga kui on küsimusi, siis julgelt, nagu Hanna ütles, chati või Slidosse palun pange kirja. Räägin hästi lühidalt, kuidas siis uueks perioodiks Euroopa Komisjon on kavandanud AKIS-e sekkumise, kust meid leida ja mis ajagraafikus me liigume ettevalmistustega ja pisut ka siis sellest, mis ootused AKIS-ele uuel perioodil on. Et nagu te ilmselt osad teate, siis komisjon on uue pikaajalise Euroopa Liidu eelarve siis kavandanud erinevate sammastena. Ja sellest esimesest sambast leiab siis ühtse põllumajanduspoliitikalt ka meid. Aga erinevalt siis varasemast on siin sambas koos mitu erinevat valdkonda, väga suured valdkonnad, kogu ühtekuuluvuspoliitika, siis kalanduspoliitika ja ka sisejulgeoleku valdkond. Kõik need 4 suurt tükki on siis edaspidi mõnes mõttes üks rahakott. Et valdkondade prioriteedid, eesmärgid ja meetmed me valmistame ette siseriiklikus protsessis. Kõikide nende valdkondade siis, mis siin kirjas olid. Ja siis riigi kavatsused räägitakse läbi Euroopa Komisjoniga. See tähendab seda, et tõenäoliselt on meil ka iga-aastased eelarve jaotuse läbirääkimised nende erinevate tükkide vahel
ja nii-öelda riigi plaan on siis see, kus need siseriiklikke jaotusi ja prioriteete kirjeldatakse. Et kes tahab täpsemalt uurida, Rahandusministeeriumil on temaatiline veebileht olemas, seal on palju linke, seal on taustainfot, et saab seal käia ja vaadata. Mis see AKIS jaoks tähendab? Et meil on ühtses põllumajanduspoliitikas uueks perioodiks komisjon kavandanud osa tegevusi nii-öelda kõrvamärgistatud eelarvega ja osa tegevusi ilma selleta, aga vähemalt kohustuslikuna, ja osa tegevusi on pisut nice to have, kuna nad ei ole ka kohustuslikud, aga nii-öelda vabatahtlikud suunised. Et AKIS on siis selle skaala, ma ütleks, keskel, et me oleme kohustuslik tegevus uuel perioodil. Me peame siis riigiplaani raames kirjeldama, mida me teeme, miks me teeme, aga meil ei ole nii-öelda kõrvamärgistatud eelarvet. Ehk siis ka AKIS läheb selle raamiga, et tõenäoliselt igal aastal peame me ka teiste ministeeriumitega siis läbi rääkima, et milline on AKIS-e tükk selle riigiplaani sees. Täna me oleme võtnud suuna selliselt, et AKIS on jätkuvalt selline horisontaalne tugi teistele ühtse põllumajanduspoliitika sekkumistele ja edaspidi, kui nüüd tõenäoliselt üsna suure rolli saab erinevate riiklike reformide kavandamine ja sisustamine, siis ka seal siis AKIS on selline reforme toetav tegevus. Millised reformid täpselt, mis valdkondi need toetavad, kuidas need kujundatakse, see kõik on praegu alles läbirääkimiste alguses. Ma tean, et erinevatel ministeeriumitel on erinevaid mõtteid ja praegu siis on käivitumas läbirääkimised nii-öelda asekantslerite tasandil, kuhu suunas siis uuel perioodil tahetakse liikuda. Hästi põgusalt ajakavast ka, et hetkel siis käivad väga sellised üldised poliitilise tasandi läbirääkimised, tahetakse jõuda siis üldiste seisukohtadeni, millega kõik ministeeriumid nõus oleks. Et ajajoonel siis oleme siin 2025. aasta lõpus praegu. Et selle taustal tegelikult juba praegu käib ka see potentsiaalsete reformide kaardistamine, investeeringuvajaduste seire, et see tähendab siis nii-öelda prioriteetide sõelumist. Aga see töö käib siis edasi ka suure osa järgmisest aastast ja järgmise aasta sügise alguse poole siis peaks siis Vabariigi Valitsus kinnitama selle, mis on need sellised nagu suured rahaplokid tulevikus riigiplaani raames. Ja meetmete disainiga me suures osas tegeleme, siin graafikul on ta küll pigem siin 27. aasta peal, aga tegelikult me peame selle tööga alustama oluliselt varem, et me siit REM-i poolelt planeerime esimesi kaasamisüritusi ikkagi juba talvel 2026 ja tahame kevadeks jõuda ikkagi ka selliste nagu laiemate eesmärkide kokkuleppimiseni, et meil ei ole veel disainitud siis meetmeid, aga see, mida siis AKIS võiks teha uuel perioodil meie põllumajandus- ja toidutootjate heaks nagu laias plaanis, see võiks meil kevadeks olla kokku lepitud. See, milline AKIS-e strateegia saab olema, see tuleb meil kooskõlastada ka Euroopa Komisjoniga, et taustal mõjutavad seda strateegia loomist ka Euroopa Komisjoni nii üldised ettepanekud Eesti riigile, kui siis ka järgmise aasta alguses hakatakse koostama põllumajandussektori spetsiifilisi ettepanekuid, et me peame strateegiat kavandades ka nende teemadega arvestama. Hästi üldiselt järgmise perioodi eesmärgid, et AKIS-e leiame siit innovatsiooni ja juurdepääs teadmistele plokist. Ja kes tahab minna täpsemalt lugema, uurima, et panin teile ka lingi, et eestikeelne tõlge sellest ÜPI uuest määrusest minu teada veel ei ole ametlik, ei ole veel kinnitatud, aga ingliskeelne on veebilehel väljas komisjonil.
Meid puudutavad artiklid 19 ja 20 ning artikkel 19 siis tegeleb rohkem sisuliselt innovatsiooni arendamisteemadega ja kirjeldab siis ära, mis on need üldised võimalused teadmussiiret innovatsiooni uuel perioodil toetada. Teadlaste tootjate koostöö on siin jätkuvalt fookuses, nii nagu sellelgi perioodil. Et selles mõttes on see töö, mida METK praegu on alustanud ettevõtetele individuaalse arengutoe pakkumisel hetkel täna tõesti oluline, et uueks perioodiks oleks nii-öelda süsteemil juba kõik rattad õlitatud ja ettevõtjad teaks, kust tuge saab. Ja artikkel 20 siis kirjeldab täpsemalt teadmussiirde vajadused ja kirjeldab ka nõustamisteenuse loomise, et ülesanne siis meile on üsna samasugune nagu sel perioodil, et anda siis kiire ja tõhus ligipääs ettevõtjatele infole ja teadmistele, mis aitab neil siis olla senisest innovatiivsem ja hoida ennast ajakohaselt konkurentsivõimelisena. Süsteemnõustamisteenuse pakkumiseks peab olema meil ka uuel perioodil, mis siis täpsemalt tähendab seda, et meil peab olema ligipääs sellisele kvalifitseeritud nõustajate poolile ja nagu ka praegu, siis see nõustamine peab olema erapooletu. Kuna nõustamise osas tuleb kõige rohkem küsimusi tavaliselt, siis ma panin ka juba teemad slaidile. Et siin ei ole suurt revolutsiooni, võib-olla rõhuasetus on tänasega võrreldes rohkem sellistel sotsiaalsetel pehmetel teemadel, aga ka andmepõhisusel ja digivahenditel. Et need on ka meil praegu päevakorras, aga ma arvan, et see fookus uuel perioodil nihkub natuke rohkem nendele teemadele. Ja loomulikult noorte tootjate toetamine. Et see, ma arvan, ka muutub olulisemaks veel kui täna. Nii, lühidalt kõik. Aitäh. Kas on ka küsimusi, mida kohe praegu saaks vastata? Ja aitäh, Terje, selle esitluse eest. Hetkel on küsimusi sinu kohta veel jõudnud ei ole või sinu esitluse kohta jõudnud ei ole, aga Katrinile on päris mõtmeid. Nii et paneme hetkel selle jagamise eest ära, sätin inimeste näod ilusti paika ja asuks esimeste nende küsimuste juurde, et Katrin, küsin, et 2026 eelarve, mille kohta oli näha see koogid. Mis on see tegelikult kogu summa? Hea küsimus. See kogu summa on 3,3 miljonit, kui ma nüüd õigesti peast mäletan. Aitäh. Ja järgmised küsimused käivad valdavalt selle kohta, et ürituste hindamise siis ja tagasiside andmine, et kui sinu slaidil oli kirjas, et teadmiste rakendatavus oli madalama hindaga kui teised, siis ei ole publiku arvates üldse halb tulemus, et 4,3. Ja summa summarum kindlasti ei ole halb tulemus, lihtsalt see, millele mina üritasin tähelepanu pöörata, oli see, et kui sisu ja et mulle kui seda 3 komplekti tõlgendada, siis on see, et on säravad lektorid, huvitav sisu, aga kui ma hakkan mõtlema, et kuidas ma seda kasutan, siis selles osas on mul nagu hinnang tagasihoidlikum. Et mitte see, et nad ei ole nagu rakendatavad, vaid et tegelikult minu jaoks ikkagi see küsimus on, et kuivõrd, et me peaksime tõenäoliselt rohkem pöörama ikkagi ka tähelepanu sellele, et ka need praktilised aspektid tuleksid sealt sisu seest paremini veel esile. See hinnete komplekt ei ole sugugi mitte halb ja ma olen nõus ka Marju kommentaariga, et tegelikult võib-olla eestlased ongi sellised optimistlikud, et ega me ei pea kogu skaalat ära kasutama, kui me hindeid anname. Aga selgelt ikkagi see praktilisus või rakendatavus longib nagu sabas nende lektorite atraktiivsuse ja sisu huvitatavuse
mõttes. Loodame, et see vastus on kallutatud ka selle poole pealt, et inimesed selle teabe, mis saavad, kasutavad ära mõnel hilisemal hetkel, mitte nüüd, praegu ja kohe. Aga küsin järgmise küsimuse siit Slido ekraani pealt, ehk siis milliseid, kui sihid on ületatud juba, et kas siis on ka 26 aasta jaoks reaalselt mõõdikud olemas? Meie ise tegelikult omaenda teenuste puhul peame oluliseks seda, et meil võiks olla aastas sündmustel osalejaid vähemalt 10 000 osalejat. Et see on selgelt on ju üle selle, mida ÜPP sihttase meile seab. See on päris ambitsioonikas, aga mitte võimatu. Ja teine asi, mida me tegelikult seirame, on just nimelt see, et me tahame, et see ürituste tagasiside ei kukuks alla 4,5 palli. Ehk siis see tagasiside, mis tuleb kõikidele nii-öelda meie üritustele, kui ka siis meie teenustele üldisemalt, võiks olla ikkagi sealt 4,5 palli ja ülespoole. Lisaks on meil veel eraldi mõõdikud innovatsiooniteenuse osas näiteks, kus meil on väga selgelt ees ka numbrid konkreetsete nõustatud või abi saanud ettevõtete osas. Ma ei tea, kas Andres on veel siin, et vist kohe peast ise ei oska neid täpselt öelda, mis need sihid seal said meil kirja, aga ja ma saan aru, et konkreetsed numbrid. Ma saan aru, küsimus on pigem mitte nagu arvuliste nagu numbrite saavutamise või kontaktide saavutamise kohta, vaid seda, et kas me seda majanduslikku mõju hindame ja kui ma õieti mäletan, siis meil on Statistikaametiga koos kavas seda majanduslikku mõju ja nõuandeteenuse poole või ka majanduslikku mõju nagu natukene sügavamalt vaadata. See on natukene nagu teine dimensioon, et see ei ole niivõrd nagu on ju mõõdik, kuivõrd see, et me tegelikult plaanime sel aastal siis hinnata nõuandeteenuse mõju ettevõtete majandustegevusele. Ja seda me tahaksime teha siis nii-öelda sellisel tõsiteaduslikul viisil, et saame teha sellise nii-öelda hindamise, kus me tõesti saame eraldada, nii-öelda võrrelda neid ettevõtteid, kes on kasutanud nõuandeteenust, nende ettevõtetega, kes ei ole kasutanud nõuandeteenust ja vaadata, kas seal tulemustes on mingisugust vahet või mitte. Et saab olema põnev, meil ei ole hüpoteese, et kumba pidi see asi võiks nagu olla. Aga ma arvan, et kuna siin andmestik on tegelikult päris hea, siis võiks nagu saada küll sellise statistiliselt olulise tulemuse siit. Ma hüppan nüüd korraks nende küsimuste pealt eemale ja pärast jõuan sinna tagasi, aga annaks sõna Timo. Sinul on käsi püsti ja tahad oma küsimuse esitada suuliselt. Ja, kuna ma olen roolis, siis trükkida on ääretult mitte soovitatav. Tegelikult see ei olnudki nagu küsimus, võib-olla see oli nagu kommentaar just selle eelmise teema kohta, et kus on siis nii-öelda need säravad ja inspireerivad esinejad, aga praktikas ei ole. Et tegelikult mina näen küll seda, et see on ju see koht, kus nõuandeteenistus ja seda nagu ühendust siin koha peal ei ole. Et täna ju, eks see siuke rusikareegel ikkagi satub olema, et kui sa lähed kuhugi esinema ja mingit asju välja tooma, siis sa räägid, et mida peab tegema ja mille pärast, eks ole, aga kuidas teha, et see on ikkagi juba tegelikult konkreetselt nõuandeteenistuse asi nii-öelda. Et seda uut ja muud lähenemist nii-öelda meie tootjatele tuua. Katrin noogutab, Timo, kui sa ei näinud siin, siis see vastus on nõustumine. Ja ma lihtsalt siis kommentaariks veel ka juurde, et ma olen väga nõus sellega, mis sa Timo ütled, et ma arvan, et see sama praktilisuse kasvatamise pool ei ole mitte ainult nende teadmussiirde tegevuste osa, vaid me tõesti peame ka mõtestama, et mis on nõustajate roll seal vahepeal. Aga ja see tegelikult minu peas istub see ka veel nagu sellisel moel, et ma tahaks nagu näha ka rohkem selliseid integreeritumaid üritusi, kus meil ongi praktilised osad kombineeritud teadlaste esinejatega, et meil on et me saame nagu sellist nagu kogu selle ahela, et
mida, miks ja kuidas nagu ikkagi ühest kohast kätte. Hüppan nüüd ka väga tehnilise küsimuse peale tagasi, selgitus selle kohta, et kuidas need kohustuslikud koolitused siis teadmussiirdes kavasse jõuavad, et kumb on tähtsam, kas riik või tootjad? Kohustuslike koolituste puhul, et siin on nagu kaks asja. Üks on nagu see osa, mida siis ministeerium ise peab oluliseks, millised koolitused, infopäevad tuleb ära teha. Et me oleme siin ministeeriumiga ka läbi rääkinud, et need peavad olema väga selgelt, siis on ju seadusandlusest tulenevad kohustused, et ministeerium ei peaks hakkama ette arvama seda, et mida tootjatel vaja on. Et see on nagu see osa, mis on siis tõesti ministeeriumi eelarvesse või ministeeriumile siis eraldatud eelarve 140 000 suurusjärgus. Et seal on tõesti nagu infopäevad ja kohustuslikud asjad. Nüüd, mis puudutab nüüd neid kohustuslikke koolitusnõudeid, kus tegelikult neid koolitusnõudeid täita saab erinevate koolitustega, siis need on täna kõik teadmussiirde tegevuskavas endiselt. See protsess on selline, et meie siis koos valdkondlike nõukogude esimeestega koostame, vaatame üle siis selle, et millised need koolitused võiksid olla, mis sobiksid kohustuslike nõuete täitmiseks. Siis me esitame selle oma ettepaneku ministeeriumile. Ministeerium siis vaatab omakorda siis selle meie ettepaneku üle ja annab sealt oma tagasiside. Ja kui siis on ära fikseeritud on ju seal teadmussiirde tegevuskavas need üritused, mis sobivad kohustuslike koolituste täitmiseks, siis nendega nendega on siis nagu nii-öelda jokk, et me teame, et need koolitused on olemas ja me tahame tegelikult edaspidi ka nagu varem juba selle info välja saata, et ettevõtjatel oleks võimalik terve aasta jooksul juba planeerida neid koolitusi. Et ma ei tea, esimeses kvartalis on siin sellised koolitused tulemas, teises kvartalis sellised koolitused sellel teemal ja nii edasi. Et seal on kindlasti palju selliseid saatanlikke detaile, koolituste planeerimine, ajakavad, kõik sellised asjad, mis natukene võivad seda kõike meie head plaani nagu mõjutada. Aga me vähemalt liigume selles suunas, et see kindlus, et millal ma saan kohustuslike koolitusnõuetele vastavaid koolitusi võtta, oleks tootjatel võimalikult juba pikalt ette teada. Ehk siis väga kiire vastusena, et tootjate eelarvet kohustuslikud koolituste asi ära ei võtta, vaid mõlemad mahuvad sisse. Aitäh selle kinnituse eest. Jõuan toidutööstuse digitaliseerimise innovatsiooni küsimuste juurde ja tooks kokku kaks küsimust korraga. Üks on siis teadmussiirde poole peale, nõuandeteenistuse poole peale, et kas luuakse nõustajatele selge kvalifikatsiooni raamistik ja kuidas on nii, et teadmussiirdes sündmuse sisu jõuab ka tootmisse, mitte ainult põllumajandusse? Ma ei tea, kas see on Katrin sulle või see on ka Terje sinule? Esimesele küsimusele ma võin väga lihtsalt vastata, et toidu tootmine on meil üks teadmussiirde valdkond. Neil on eraldi eelarve, eraldi ideekorje ja tegelikult palju et toidu tootmine on nagu üks selline sektor ja teine teema, mis kindlasti toidutööstust puudutab, on müügiedendus. Ka seal on väga palju nagu toidutööstuse vajadusi laual, ehk kaks valdkonda, mis tegelikult tegelevad toidutööstuse vajadustega ka. Aga nõustajate kvalifikatsiooni raamistiku osas ma tegelikult annaks võib-olla Lehole kommenteerida siit edasi. Nii, Leho, kas sa nägid seda küsimust ja saad sa? Ja ikka nägin, jah. See on muidugi hea küsimus ja ma arvan, see ongi meil järgmise aasta nagu suuremate arutelude küsimus, et kuhu ja kuidas me täpselt selle teemaga ikkagi edasi liigume. Me järgmise aasta koolituskavas nõustajatele oleme toidu nii-öelda esmatöötlemisega seotud koolituse pikema programmi sisse planeerinud. Ehk selles valdkonnas pädevuse tõstmine kindlasti on oluline ja siin me ka nii-öelda ministeeriumi ja Toiduliiduga neid arutelusid peame täna. Aga mis puudutab nagu suuremat
kvalifikatsiooniraamistiku loomist ja veel rohkemate spetsialiseerumiste tekitamist, siis see vajab nagu sisulisemat arutelu nii nõustajate kui tootjate poole peal. Aitäh, Leho, selle eest. Ma liiguks hetkeks nüüd korraks Terjele suunatud küsimustele ja juhul, kui meil õnnestub, siis meil on üks nõustamise spetsiifiline küsimus pärastiseks veel. Ja Terje, AKIS-el on kohustus riigi plaanis, aga mitte eelarvet. Kuidas tagada, et innovatsioon digitaliseerimist saavad rahastuse, mitte ei jää horisontaalseks lisaks? Me oleme see nii-öelda horisontaalne tegevus juba praegu, et me toetame ÜPP eesmärkide saavutamist erinevates suundades, et me saamegi tulevikus rahastuse tagada läbi selle, et me oleme kohustuslik tegevus, et AKIS-t ei saa jätta tegemata. Aga kuna me oleme kõikide läbirääkimiste alguses alles, siis meil ei ole siin hetkel rohkem detaile, mida saaks kuidagi avada. Ja Terje, sinule küsin selle teise küsimuse ka, et kas uuel perioodil nõuandetoetuses on abikõlblik ka keskkonnamõju hindamine? Keskkonnateemad uuel perioodil kindlasti on fookuses, aga see, mis on ühes või teises sekkumises, kuidas need sekkumised üldse välja näevad, mis on abikõlblik, ma arvan selleni, mis on abikõlblik, me jõuame 27. aasta alguses. Et lootus hetkel jääb, nagu ma aru saan. No see on järgmise aasta, ma arvan, nende sekkumiste esialgse raami disainimise küsimus, et mille käigus me tõenäoliselt jõuame selleni ka, et mis teemad võiksid olla nõuandeteenuses subsideeritud toetusena. Et hetkel meil on kohustus luua toetussüsteem, tagada, et on nõustajad, kes on kvalifitseeritud ja nii edasi, aga meil ei ole komisjoni poolt ettekirjutusi, et milliste teemade osas peaks või kas üldse peaks seda nõuannet teenusena subsideerima. Ja viimasena hetkel siit loen üles selle küsimuse, mis on see nõuandeteenusega seoses ja mul on tunne, et tegelikult ma küsiksin Terje kõigepealt selle küsimuses sinu käest, et Teamsi chatis on kirjas see, et jäi kõrva, et pahasti on nõuandeteenus pakkumisega. Et millel hinnang baseerub, kui riik ei ole tänaseni suutnud otsustada, milline peaks nõuandesüsteem tervikuna olema? Katrin, jah. Katrin on siin juba vastanud. Ma täpselt ei saa aru küsimusest või sellest viitest, et riik ei ole tänaseni suutnud otsustada, et meil on tegelikult ju nõuandesüsteem olemas, meil on METK seda süsteemi arendamas, analüüsimas, nõustajate nimekiri on, toetus on nõustamiseks olemas, et mulle tundub, et hetkel meil on lahendus ju olemas, kui hästi ta nüüd mingites nüanssides toimib, see on teine teema. Et selles mõttes ma nõustuks Katriniga, et ei ole pahasti, et aga saaks paremini. Toomas, kui sa tahad seda täpsustada, siis sul on see võimalus siin, aga muidu hetkel ma rohkem selliseid reaalseid küsimusi ettekannete kohta ei näinud. Jah, et täpsustaks natuke selles võtmes, et lihtsalt kõlas jah see väide seal, et väike grupp siis konsulente, nõustajaid võtab selle toetuse ja ülejäänutele nagu ei jää midagi või ülejäänud ei ole aktiivsed. Et ühelt poolt tekibki küsimus, et millist nõuandesüsteemi siis riik tervikuna näha tahab, et kas riik tahab näha, et keegi kuskil hobi korras siis vahepeal, kui talle meelde tuleb, et võiks nõuandega tegutseda tuleb ja siis annab mõne nõuande või peaks olema siis professionaalne, kus tõesti on palgalised töötajad ja inimene ongi sellele tegevusele pühendunud. Et täna meil riik ikkagi sellist visiooni ei ole kuskil välja kujutanud, et mismoodi see nõuandeteenus meil tervikuna ikkagi riigis peaks toimuma. See, et meil on kuskil on
nõustajad, kes siis teevad, millal tahavad, mida teevad, millal tahavad, eks ole, sisuliselt see sõltub oma vabast tahtest. Siis on meil MET-is mingisugune osa, kes tegeleb ka mingisuguse jupiga, eks ole, et arendatakse uusi nõustajaid, kogutakse mingisugust informatsiooni, see ei ole mingisugune terviksüsteem. Nii, ma võtaks võib-olla tagasi seda siis ainult selle palgaliste nõustajate küsimuse, et selles suunas riik ei saa võtta, kui me vaatame, milliseid uusi teemasid kogu aeg vajadusena lisandub nõuandesüsteemi, et selline süsteemi ülal hoida, kus kõik nõustajad oleks palgalised, et ei ole eelarveliselt kuidagi mõeldav, ja on üsna loogiline, et see nõuandeteenus liigub ka nii-öelda eraturu pakkumise suunas, et selles mõttes riik ei saaks ka ära piirata ju ettevõtjaid selles mõttes, et me ütleme ette, millistelt nõustajatelt nõu peab võtma, et loomulikult eraturg võiks siin ka toeks olla, et mis puudutab igasuguseid majandusküsimusi, juhtimisteemasid, et me pigem liigume selles suunas, et mida rohkem kvalifitseeritud ja oskuslikke nõustajaid on meil, seda parem, et riik ei pea tingimata seda teenust 100% kinni maksma, et nõustajatel on võimalik ka pakkuda seda turutingimustel oma oskusi ja teadmisi. Kas ma näen, et Leho, sa tahad ka mõne sõna ütelda? Ei, ega ma ei oskagi väga midagi kommenteerida selles mõttes, et täna, kui me vaatame nii-öelda METki suunast, eks ole, siis meie põhifookus on ikkagi nõustajate, kuidas ma ütlen, kompetentsi tõstmisel ja arendamisel, eks ole. Me väga palju panustame rahaliselt nõustajate koolitamisse. Milline see süsteem nüüd päriselt peaks olema? Ja me otsime seda fookust, et kui me vaatame ka toetuse kasutamist ja miks me täna oleme seda määrust ka muutmas, on see, et eelarve on piiratud ja me peame ikkagi sättima fookust, et see raha jõuaks nende tootjateni, kellel seda toetust või abi ikkagi kõige rohkem vaja on. Kui meil on täna nimekirjas siis 112 nõustajat, nendest 58 on osutanud toetatavat nõu. Ülejäänud seltskonna kohta meil puudub tegelikult ülevaade. Ma tean mõningate kohta, kes teevad väga tubli tööd nõustajana ka ilma toetuseta ja kindlasti see osa nii-öelda turul peabki suurenema. Meil on aastas 1 000 000 eurot ja sellega paratamatult ei saa kõigile tootjatele nõu pakkuda, aga kui me suudame tekitada süsteemi, kus nõustajatel või siis konsulentidel on olemas see tugi, kus nad saavad teadmisi, kus nad saavad maailmas ringi käia, meil on erinevaid projekte täna, kuhu me kaasame nõustajaid, saame neid välislähetustesse saata, vaatama, mida mujal Euroopas tehakse, et see info liikumine, info kättesaadavuse tase oleks võimalikult kõrge. See on see esimene eesmärk. Sellist süsteemi, kui me vaatame siin naabreid, näiteks Lätit, eks ole, kus süsteemis on üle 400 nõustaja. Okei, nende põllumajanduses on ka natukene teistsugune, see on palju väikseid tootjaid ja nii edasi. Meie riik ja me ei suuda kunagi nagu riiklikus mõttes sellist süsteemi üleval pidada. Oluline on see, et nõuandeteenus oleks kättesaadav, et oleks kõrgel tasemel. Kättesaadavus on oluline, eriti just alustajatele väikestele ettevõtetele, kuhu suunas me ka täna natukene siis läbi toetus või siis määruse seda ka suuname. Aga selles mõttes sellist süsteemi, et kui me võtame meie 1 000 000 aastas, see tähendab meile 10+ nii-öelda tähendaks 10+ palgalist nõustajat süsteemis. See ei ole turu eeldus tegelikult. Oluline on see, et meil oleks võimalikult palju kompetentseid nõustajaid võimalikult paljudes valdkondades. Ja paratamatult ka tänane nõustaja peab vaatama selles suunas, et kogu tema aastane sissetulek ei saa tulla toetusest. Ühtegi asja ei saa üles ehitada toetuse peale. Me oleme pidanud siin erinevate nõustajatega neid nii-öelda arutelusid ka, et kui suur osa siis nõustaja nii-öelda sissetulekust võiks toetusest tulla. Need numbrid on väga erinevad ja see sõltubki, kes su kliendibaas on. Kui su kliendid on tippettevõtjad sektorist, ma ei ole kindel, et sa peaksid ikkagi siis kasutama toetust, kuigi tänane määrus seda võimaldab, eks ole. Et natukene seda sükest fookust tuleb sättida. Selle bloki osamete praeguseks lõpetaks, et meil olid ettekanded ja meil oli see küsimuste vastuste voor. Lubasin teile 5 minutit
pausi ja selle 5 minutit ei saa enam, aga et kutsun teid sellesse Slido keskkonda. Ja seal on esimene küsimus on juba üleval ja kutsun teid sellele vastama senikaua, kes vajab, saab kiiresti ringi joosta. Ja siis jätkame järgmiste küsimustega, mille pealt on ka võimalik kommentaare ja mõtteid edasi avaldada. Aga hetkeks siis selline võimalus natukene selge sirutada rohkem. Ja esimene küsimus, mis teil on siin ees, mida te näete, on küsimus, et mida 22 mööduval aastal pidasid saavutuseks? Et kas isiklikus tasandis või siis Eesti tasandis ja ma kutsun ka siis METKi enda inimesi seda mõtet siia sisse panema. Küsimus kindlasti on suunatud just meie selle AKIS-e teadmiste innovatsiooni nõustamise suunale. Ja kui võimalik, siis lühivastused tulevad sõnapilves paremini välja. Panen siia sellesse meie chati ka veel kord selle otse lingi. Kui keegi otsib taga, kus ma sinna Slido keskkonda saan. Nii, EPA, mis hinnale tuleb hästi ette. Ja järelkasvu, eks alustajate nõustajate programm oli tõesti see, mis võttis meil eelmisel aastal energiat ja jõudis tähelepanu ette. Enese otsimine AKIS-es ja nõus, iga siis muudatus tekitab segadust, kus ma olen, mida ma teen. Ma loodan, et see otsimine on jõudnud mingi tulemuseni. Aga liigun edasi, sest hetkel ei näe, et aktiivselt keegi väga palju kirjutab ja hinnaala kindlasti jääb kõrgemaks. Liigun edasi küsimuseni ja küsimus on nüüd selline, et 2026. aastal. Milline tegevus on see, mis sind huvitab, millega sa tegeled, sinu fookuses tahaks rohkem teada? Siin sa saad teha oma valiku ja valikus on mitu võimalust, et kas nimetada ära mõne üksiku või siis näitad neid rohkem sealt seest. Nagu panete tähele, me siin mõtestame enda jaoks, et 2026. aastal tegevusi ei ole just vähe. Et kuhu see fookus teie hinnangul või mis on see teid huvitav teema? Meil on veebiruumis on 39 inimest. Timo ütles, et tema sõidab parajasti. Ma saan aru, et autoroodilis on Slidot keeruline vastata, aga äkki me saame ikkagi mõningaid hinnanguid siia juurde. Ja kui tunned, et sa tahaksid seda kommenteerida, siis anna aga käega märku ja laseme seda. Tuletan meelde, et siis seda küsimuste vastuste osa me salvestusena järelvaatavaks ei jäta. Need etteandete osad saavad olema pärast ka vaadatavad, aga siis see osa siin on selline vaba mikrofon. Teadmussiire näitab, et kõik huvitab teadmussiire kõige rohkem. Vaata, Katrin, kui tore, et meil eelarvet selle jaoks on kõige rohkem planeeritud ka. Nõustamine trükib hoolega järgi. Kui kuulsime ka siin vestlustest, oli nõustamise kohta nii mõnigi küsimus. 15 inimest on seda vastanud.
See on veel viimane lihtne küsimus. Kohe varsti tuleb raske küsimus. Ja siin päriselt tahaks teie nagu arvamust ja hinnangut teada, et 26. aasta suuniseid sättida. Aga hetkel ei paista, et juurde tuleks praegu vastuseid. Ainult 15 on neid, ainult pooled on seal sees. Nii. Chatis ühte vastust, mille me kohe paneme järgmisesse punkti sisse. Järgmine küsimus on, mis teie hinnangul on tähtis arendusvajadus 26. aastal? Katrin, kas sa tahad natukene täpsustada seda küsimuse mõtet siin taga? Või teiga ütelda? No, ma võin natukene aidata siis kaasa mõelda, et natukene peegeldasime on ju tagasi seda, et mis need 2026. aasta tegevused meie hinnangul on, millega peab tegelema. Kui te nüüd mõtlete nende arendusvajaduste peale, millest ma rääkisin oma ettekande alguses, et need võib-olla inspireerivad teid ka natukene, kus te nagu näete, et on vaja sellist ühismõtlemist ja läbirääkimisi selleks, et viia siis neid AKIS teenuseid, teadmussiire, nõustamine, innovatsioonitugi edasi uuele kvaliteedile. Et ma küll saan aru, et meil on siin võib-olla mõneti eriarvamused selles osas, et kas süsteem on olemas või mitte. Ma selles mõttes julgustan teid ikkagi mõtlema selles raamistikus, et meil täna on selline süsteem, nagu meil täna on olemas. Võib-olla me tahame, et see süsteem oleks teistsugune. Siis me peame ka sel teemal arutelusid pidama. Aga kui te mõtlete tänase päeva peale, siis mis on need asjad, mis takistavad meil täna AKIS-e toimimist? Ja mõni siin nendest vastustest, mis me praegu näeme, on selline, mis on nagu selge ja konkreetne. Ja mõni on selline, ütleks, et mis hõlmab tervet AKIS tegevuskava ühegi välistuseta. Et kui arendusvajadus on AKIS-e muutmine süsteemid, mis annab või loob reaalset majanduslikku mõju, et sinna poole me tegelikult iga sammuga omal püüame minna. Et kõik see kliendivaate mõtestamine siin, mis me 25. aastal oleme tervikuna mitte ainult AKIS-es, vaid ka METKis teinud, et mis on see küsimus, mida me tegelikult lahendame. Mitte selleks, et istuda rõõmsalt ühe ja sama sooja tooli peal. Näen vastuseid töörahu, nõustamissüsteemi läbimõtestamine, pikem plaan võimalikult vara, et osapooled saaksid oma plaane ka paremini paika saada. Ma usun, et see viitab ka meie selle teadmussirde soovile, et kavad ja tegevused saaks varakult välja, et oskaks sättida, kas marjad on kevadel või marjad on suvel. Kommunikatsioon on välja toodud, AKIS tegevuste teadvustamine avalikkusele ja lisaks ka siis töötajate kvalifikatsioon. On natukene ebaselge, et kas siin mõeldud on siis põllumajandussektori töötajaid või siis meie üksuste töötajaid. Ootused digilahenduste peale. Põllumajanduse kuvand tervikuna üldises plaanis ja see kindlasti mõjutab üldse meie tegemisi igatepidi. Viide bürokraatiale teadmussiirdes, aga samas ka teabesalv võiks üks võimalus arendamine.
ja koolitused nõustajatele, välisektorid. Ja bürokraatia tuleb juurde küll küsimusena. Ei. Mõni mõte veel. Ma näen, et nii. Aga äkki tahab keegi sõna võtta? Selge korduv kommunikatsioon sihtgrupi keeles, et mis me teeme ja milleks me teeme. Ehk siis nii nagu see tänane seminar on mõeldud selleks, et paremini teile selgitada või teada anda, et mis või kus tegemiste fookus on, siis ma saan aru, et selline oleks siis vaja erinevates vormides erinevatele sihtgruppidele veel ja veel. Soovitusi selliseid. Kommunikatsiooniplaan meil sellel aastal sai juba sammu edasi. Loodame, et 26 aastal läheb veel suurema hooga. Ja ma näen, et üks osaline meil veel hetkel kirjutab. See oli küll nii ilus kommentaar, mis siia sisse tuli, et Akis on õigel teel. Selle vastusega ma tahakski liikuda edasi järgmise küsimusele. Järgmine küsimus küsib meil tulevikku. Ja küsib seda, et kui Akis on meil suure plaanina uues kavas on oodatud, ilma siis konkreetse rahakotita, siis mis küsimus teile, milline nendest siis tegevustest, mis meil siin väljad pandud on, vajaks just spetsiifilist eraldi sekkumist ÜPP-s, tulevikus, uues ÜPP-s. Katrin. Ma korra lihtsalt ka siin mainin juurde, et siin need vastuse variandid on reastatud, et vaadake, pöörake sellele ka tähelepanu, et valige kõige olulisemad kõige enne ja siis kõige vähem olulisemad kõige tahapoole. Tekitab meil ka selle tunnetuse natuke. Ja sul ei ole võimalik siin panna kahte asja ühele samale pulgale, sul on võimalik jätta midagi hindamata. Tundub intrigeeriv küsimus. Merit, sina kindlasti arvad midagi ja julged ütelda. Näen, et 9 inimest meie armsast 40 seltskonnast on julgenud hinnangu andma. Kutsun teid veel. Me saame siis ütelda, et pärast me saame ilusti manipuleerida vastustega, et 40 inimest arvas niimoodi, et nõustajate arendamine on kõige olulisem. Keegi ei võta hoobi. Nüüd pidi olema arutelusessioon, keegi võib vastu rääkida. Kõik tahavad kiiresti ära põgeneda. Teil on võimalus küsida, vaadake siin kohale. Viisteist vastust, juba läheb paremaks. Nii. Aga ei paista hetkel, et oleks uusi vastuseid juurde tulemas. Tundub, et siis nõustajate arendamine on kõige olulisem Akises. Kas me peaksime oma eelarve ümber plaanima? Või see on mõeldud uue perioodi jaoks siin? Minu jaoks ikkagi joonistab väga selgelt esile, et
teadmiste ülekandmine on kõige tähtsam. Olgu see siis teadmussiirde näol või nõustajate arendamise näol, on et see, et meil on kusagil teadmised ja need teadmised peavad tootjateni jõudma. Selleks peaks riik nagu tegevusi toetama. See joonistub siit küll esile. – 21 vastust on meil selle kohta tulnud. Olen nõus tõesti, et see ülekande pool on siin väljas. Nii, jätan ette nüüd järgmise Slido küsimuse, mis meil on ka Slido pealt viimane. Ehk siis paistab, et saame võib-olla päeval tõesti ajakavas õieti lõpetatud. Mis jäi meil täna rääkimata, on küsimus siin ees. Millest tunned puudust? Ja kuni te mõtlete, panen selle jagamise kinni, tulen selle teema juurde tagasi natukese aja pärast, siis kui hakkame lõpetama, aga kasutan võimalust ja teen siis sellel ajal, kui see küsimus teile jätkuvalt ees on, mis täna rääkimata, või panna sinna kommentaari muu juurde, siis seni teen ülevaate rahvusvahelistest projektidest ja eelkõige projektist nimega Modern AKIS, mille raames me tänane selle seminar siin ka korraldamisel on. Et AKISega seotud rahvusvahelisi projekte Euroopas on päris palju ja väga paljudel projektidel on ka selline ootus, et need tegevused või seosed jõuavad kõigisse Euroopa liikmesriikidesse. Ehk siis mitmete puhul on siis Eesti ja MED ka partneriks oodatud, valitud, võetud. Te näete neid projekte, mis siin seetõttu kirjas on päris mitmeid. See, millest ma räägin, projekt Modern AKIS on suunatud valdavalt AKIS-e korraldusstruktuuridele, koordinatsioonile, ehk siis kuidas AKIS-t hästi korraldada. Nagu ma tuletan meelde, et AKIS kontseptsioonina on kohustuslik kõigil liikmesriikides rakendada ja selline omavaheline võrgustumine, omavaheline läbirääkimine, kuidas ja mismoodi siis erinevates liikmesriikides tehakse, millised need praktikad on siis just nimelt selle jaoks selline võrgustumisprojekt on võetud ja kõik liikmesriigid on selles projektis sees. Peamised ülesanded see projekti raames on koguda kohalikke AKIS-e vajadusi, ehk siis selle järgi kujundatakse ka edasi siis projekti tegevusi, veebiseminare, materjalide kogumisi, aga ka jagada iseenda praktikaid, mis meil hästi on, mis neid raskuseid tekitavad, selleks, et teised saaksid meist õppida ja tekiks selline sisukas arutelu. Loomulikult tuleb erinevaid üritusi korraldada, erinevaid kaasamisi nii riiklikul tasandil, üleriigilistel tasanditel, kui ka spetsiifiliste osalejate gruppide viisi need mõttevahetused. Ja need väga palju nendest materjalidest, veebiseminaridest on avalikud, saab ise osaleda, nad on enamasti inglise keeles, aga ka näiteks selle programmi projekti raames loodud veebileht, mille nimi on AKIS Connect. See on siis hetkel mitmekeelne juba, on sul võimalik valida sealt eestikeelne väljend ka. See on masin tõlgitud, ehk siis mõningaid huvitavaid väljendeid seal sees on. Aga et eesmärk on siis rääkida sellest, et mis AKIS erinevad komponentides toimub. Kui ma toon näiteid mõningaid, et millest meil endil võimalik õppida on, et on materjalide kogum, on riikide viisi ja komponentide viisi. Näiteks ülevaated, millised on riikide erinevad AKIS-süsteemide korraldused. Väga spetsiifiliselt ka, et kuidas korraldatakse konsulentide väljaõpet Itaalias,
või siis selliseid horisontaalseid või nagu kokkuvõtvaid tegevusi, et kuidas üldiselt liikmesriigid tegelevad kliimamuutuste teemalise mõtlemise või teabe siirdamisega. Selle veebilehel on leitavad ka väga erinevad tööriistad, nii seda, et mis aitavad selgitada, mis on AKIS, aitavad metoodiliselt kirjeldada, kuidas võiks ühte õppereisi korraldada erinevate siis komponentide kaudu, läbi arutamiste kaudu. Kui on ka seal erinevad metoodilised lahendid, kuidas näiteks oma sihtgrupiga, oma tootjate, oma klientidega arutelusid korraldada, sellised pisikesed näpunäidid, huvitavad mõtted ja kindlasti ka need veebiseminaride teemad. Täpselt täna kell 11 algas üks veebiseminar, kus ka üks eestlane esineb siis innovatsiooni teemal. Kui on keeruline see sõna AKIS on keeruline ja saaks aru, et mis see tegelikult tähendab, siis on olemas veebimoodulid, õppemoodulid, kuidas siis AKISist läheneda, kuidas läbi mõtestada, mis see tähendab. Ja see valmis on 6 moodulit, te näete siin 7 kasti, aga ikkagi nad on 6 moodulit. Nii see räägib seda, et mis on üldse süsteemne lähenemine, kuidas AKIS süsteemidesse ühineb, sest et me oleme varasemalt rääkinud nõuandeteenistusest, haridusest, teadusest eraldiseisvalt, kuidas need süsteemidesse kokku sobituvad, kuidas anda hinnangut ehk siis diagnoosida AKISt, aga ka sellised moodulid nagu interaktiivne innovatsioon ja monitooring ning hindamine AKISe puhul. Eks nagu tuletan meelde, see on koordineerivale üksustele suunatud valdavalt, aga nii mõnigi materjal siin võiks olla huvitav ka laiemale publikule. Kohe on täna hommikul veel ei olnud avaldatud eestikeelset versiooni viimasest 3 moodulist, aga need kindlasti kohe varsti sinna jõuavad, sest need materjalid on üle antud korraldajale. Ja samamoodi siis, mis on läinud meilt sinna Euroopasse, milliseid kogemusi me oleme andnud. Kindlasti oleme andnud ülevaate selle kohta, kuidas Eestis see AKIS korraldus või sekkumine toimumas on, sest et sarnast sekkumist, kus seda tagatuba süsteemina toetatakse teistes riikides, mina vähemalt ei tea, et ta CERN-iselt lahendatud on. Oleme rääkinud siis piiriülesest innovatsiooniprojektide rakendamisest erinevatel viisidel ning üheks praktikaga on seesama nõustajate järelkasvu programm, millel ka Katrin alguses viitas ja siin lehe peal on olemas siis ka jätkuvalt see võimalus, et hinnata, hääletada Eesti projekt Euroopas tähelepanuväärseks. Nii, aga et Modern AKIS, nagu ma ütlesin, et ei ole mitte ainuke projekt, et mis siis meid Euroopaga kokku toob ja millega me seotud oleme, mida me abiks saame võtta. Mäletate seda sama pilti, mida Katrin näitas, et meil on erinevad komponendid, siis samamoodi nende samade komponentide kaudu on võimalik kõiki neid projekte siin siis välja tuua. Kui suurepärane. Toon näiteks, et seda, kuidas teabesalve üles ehitatakse, ka Euroopas on sarnase teabesalve arendamine olnud juba 6 aastat, kui ma ei eksi, pealkirjaga EU Farmbook. See toob kokku väga paljude projektide tulemused sellised, et neid on võimalik ka leida. Google aitab palju, aga mitte kõike. Siin on koondatud just nimelt selle põllumajanduse ja AKISe suunalised projektid. Erinevad veebiplatvorme aitab, tuleb nagu erinevates projektides, nii nagu see Modern AKISe puhul oli e-õpet, saime katsetada, näiteks ka Ambrosia projekt on selline, kus saab vaadata kliimamuutuste mudeldamist veebiplatvormil. Teadmussiirde nõustamisteenus poole pealt aitavad kaasa projektid, näiteks Multisoil, Climate Farm demo, mille abil korraldatakse mitmeid üritusi siin ja info jagamist, aga ka nõustamisega seotud projekte, mida me teame, mille kaudu on võimalik õppereisidele minna, on meil siin Advisory.net, Best, LiveNet, on tulemas Stratus, Organic Advice Network ei ole küll otseselt MEDGiga seotud, aga seal ka sarnaseid tegevusi teadmussiirde nõustamise poole pealt. Innovatsiooni toetamas nii metoodiliselt kui praktikaliste abivahendite
ka Attractis ja Autoconnect, maailmavõrgustiku põhimõtted, millega me ehk siis sellist võrgustumist erinevate komponentide vahel Euroopa erinevatel tasanditel toetab selline projekt nagu EU CAPS Network. Tihti ei mõelda selle peale, et see on ka projekt, aga tõesti projektina seda lahendatakse ja neid üritusi, millele võimalik minna, on rahvusvaheliselt ringi vaadata, on päris mitmeid üleval. Ja sellist riikide vahelist võrgustumist lisaks Modernakisele on toimumas Euroopa nõustamisorganisatsiooni, ühisorganisatsiooni EUFRAS kaudu, toimuvad teaduskonverentsid ja siin ma teen järjekordset reklaami. Teaduskonverents nimega European Seminar of Extension Education on 2027. aastal toimumas Eestis. Ehk siis saab teadusele kiirelt ligipääsu ja ka sellist tagatuba analüütikat, siis abi või suundi Euroopa Komisjoni suunal, Euroopa Komisjoni koostööd toetab meil projekt Premiere. Ehk siis siin slaididel, mida te pärast või enne olete vaadanud, on väga palju erinevaid linke kõigile nendele materjalidele ja kutsun üles kas vaatama või siis küsima seda infot selle kohta. Ja küsima infot või siis aeg-ajalt olen mina ise mõtelnud, kas me peaksime tegema projektide sellise ühise infovälja juurde ka veel, sest et mitte kõik ei ole ingliskeelsetest materjalidest või ingliskeelsetest seostest huvitatud. Nii, nüüd lõpetan oma jutu siin ära ja lähen selle juurde, et meil oli üleval vastus, mis jäi täna rääkimata. Nii, meil on mõned vastused siin rõõmsalt olemas. Millal otsustatakse AKIS ideekorje 2026 aasta tegevused? Katrin, sul võimalus vastata. 2026 aasta ideekorje tegevused, praegu valdkondlikud nõukogud on käimas, 4 tükki on toimunud, 2 tükki toimub veel sel nädalal. Seejärel esitame me siis selle nii-öelda prioriteedid, mis on valdkondlikest nõukogudest tulnud. Esitame need AKIS nõukogule veel üle vaadata. AKIS nõukogu ei saa küll seal järjekordi hakata muutma, aga AKIS nõukogul on võimalik teha väikesi kohandusi eelarvetes, kui see nende hinnangul on vajalik. Ja detsembri alguses lähevad, AKIS nõukogu on ka detsembri alguses 5. detsembril. Ja 1. detsembril me tegelikult saadame ka ministeeriumisse juba siis need nimekirjad üle vaadata. Samamoodi ministeeriumil otseselt ei ole õigust hakata sealt midagi välja võtma või sisse panema või ümber tõstma, aga ministeerium kindlasti vaatab üle ka need kohustuslike nõuete osad. Ja me väga loodame, et tegelikult uue aasta alguseks äkki oleks võimalik see käskiri juba siis saada töösse või nii-öelda allkirjastatud. Meie ise plaanime 2026. aasta minikonkurssidega tegeleda siis juba jaanuaris, nii et me saame juba selle esimese kvartali ürituste osas saame juba seal jaanuari alguses need konkursikutsed välja saata. Ja avaliku sektori asutustega jätkame samamoodi, et nii nagu sel aastal oli, et need üritused, mida siis korraldab avaliku sektori asutus, olgu see siis Maaülikool või Olustvere või Järvamaa või kes iganes, et nende osas me siis sõlmime sellise koostöökokkuleppe lisa, kus on siis fikseeritud, et millised on need üritused, millise maksumusega neid tehakse ja millal neid tehakse. Ja seda me loodame ka järgmise aasta, ütleme siin esimese paari nädalaga tegelikult valmis saada. Et siis viimased hinnangud tegevuste nimekirjadele on siin sellel nädalal ja jaanuaris saaks avalikustada kõik tulemid, et mis saab ja mis on tulemas. Nõus?
Ja teine küsimuste plokk on uue aasta kohta, et millal uus ID-korje avaneb ning kuidas küll jõuda rongile, kui ei ole juhuslikult seda meili otsa saanud. Katrin, äkki sa oskad seda ka vastata? Sa nüüd mõtle nendest küsimustest, millist? Seda, mis siin suurelt ees on, jäi võib-olla kahe silma vahele, millal on oodata järgmist ID-korjet ja teine, et kuidas sellest teada saada. ID-korje, järgmise aasta ID-korje kõige hiljem tuleb siis järgmise aasta, mis meil oli siis juuli algusest, me andsime eelmisel aastal välja. Meie plaan on tegelikult see, et me tahaks seda ID-korjet veel kauem nagu lahti hoida, et avada veel varem ta. Nii et tegelikult see periood, mille jooksul neid ideid saab esitada, oleks võimalikult pikk. Täna meil veel konkreetset plaani ei ole, et mis kuupäeval me teda nagu saame avada. Aga jah, ütleme nii, et see suveperiood on kindlasti see, kus see ID-korje kindlasti toimib. Võib-olla saame veel varem alustada. Ja nüüd, mis puudutab seda, et kuidas saada selle infoga nagu kurssi, see on väga hea tagasiside, mis praegu siit tuleb, et tegelikult see info ei ole jõudnud kõikide tootjateni. Iseenesest meie teeme ID-korje teavitust, püüame teha nii kõikides Medki infokanalites, AKIS infokanalites, aga meie inimesed kindlasti saavad selle idee praegu siit ka nagu kaasa võtta ja laiemalt ka levitada. ID-korje info iseenesest on üleval nii Pikke lehel kui ka siis viited on olemas ka Medki kodulehel tegelikult, et see info on olnud üleval, aga see tõepoolest võib-olla ei pruugi olla kõigile kohale jõudnud, sest et selleks, et sa teaksid, et sa ID-korjet otsiksid Pikke lehelt, sa pead teadma, et see ID-korje nagu käimas on. Et Kätlin on vist meil ka siin kuulamas või kui ei ole, siis ma kindlasti annan edasi, et meie inimene, et me peame tõenäoliselt tegema ka siin laiemat teavitust näiteks avalikus meedias rääkima. Et siis vast jõuab ta kõikide huvilisteni. Et nii nagu me eelmist küsimust ka nägime, et siin ka ootus laiema teavitamise juurde on, et püüdsime parimat ja püüame järgmine aasta veel paremini. Ja ma näen, aga kindlasti kõik selline tagasiside on meile nagu ülioluline, et meile endale nagu tundub siin ka igapäevaselt selle AKIS-e teemadega nagu tegeledes, et me nagu ju räägime ja kirjutame ja suhtleme, et see on nagu see meie põhiasi, millega me igapäevaselt tegeleme, aga ikka tuleb välja see, et see info ei jõua kõikide huvitatud näini, see info, ma ei tea, läheb kuidagi moondatud kujul välja, et igal juhul võtke meiega kindlasti otseühendust ja kui teil on küsimusi, andke kindlasti kohe teada, et me hea meelega tuleme, räägime, kas või näiteks mingites väiksemates kogukondades, piirkondades, me võime tulla rääkida AKIS-e tegemistest, plaanidest, et kõik see on võimalik. Ma näen just sellist sarnast seminari võib-olla või mõnes teises vormis võiks Medki poole pealt rohkem anda, et mis on üldse plaanis, mis tehakse, kuidas erinevaid arutelusid kavandada. Katrin, kas sa saaksid korra sellest mõttest ka rääkida, et tulevise ÜPP raames tulevad neid tulevase ÜPP kavandamise jaoks? Nagu Terje ütles, tulevad erinevad seminarid ja meil on oma mõtteid ka sellega seoses. Ja see, mida täna Terje rääkis, aga Terje vist kahjuks ise on praeguseks hetkeks sellest seltskonnast siin lahkunud. Meil on kindlasti väga oluline see, et me esitaksime ka oma ühise nägemuse ja seisukohad sinna riigi plaani, kuidas me näeme AKIS-e tulevikku. Ma arvan, et ma võin ka üsna ausalt välja öelda, et kuna ma olen taustalt ju tulnud Haridus- ja Teadusministeeriumist ja suuremast TAIE-süsteemist, siis ma olen üsna kindel, et need jõujooned tulevad
ka sinna suunda, et miks põllumajandusel on eraldi vaja innovatsiooni ja teadmussiirde tugisüsteemi, et meil on üks suur riiklik teadus- ja innovatsioonipoliitika. Selle raames võiks olla ka käsitletud AKIS. Ma ei ole kindel, et see on sektori jaoks kõige parem tulemus. Kindlasti on see väga suur muutus, kui sellised asjad hakkavad toimuma. Aga selleks, et selliste asjade vastu seista või selliseid asju nii-öelda, mitte nagu isegi vastu seista, aga ütleme siis nii, et olla oma argumentidega siis selles diskussioonis piisavalt heal tasemel, selleks me peame ka ühiselt suutma need oma eelistused ka sõnastada. Ja selle raames oleme me AKIS-e poole pealt praegu ise mõelnud selle peale, et meil võiks olla jaanuaris-veebruaris sellised paar sellist ümarlauda nagu täna või siis ka füüsiliselt kokku tulemist, kus me saamegi arutada ühiselt selle üle, et mis see meie seisukoht ja positsioon selle tuleviku riigiplaani osas on, mida me näha tahaksime. Jälle ma võin nagu siin lihtsalt mõttena üles visata, et näiteks üks alternatiiv võib olla ka see, et näiteks miks mitte Regionaal- ja Põllumajandusministeerium võtab kogu toidusektori teadus-arendustegevuse vastutuse enda kanda. Mitte ainult AKIS, vaid ka see, mida teeb näiteks EIS täna või mida teeb täna siis on ju HTM-i temaatilised programmid teevad. Et öeldagi, et toit on meie valdkond, meie teame, mis seal vaja on, mismoodi seda suunda nagu arendada, et andke meile see tükk siis nagu suurem, kui see tänane AKIS on. Et lihtsalt see ei ole nüüd on ju see tee, mida mööda minna, aga ma lihtsalt viskan teile nagu lihtsalt õhku sellise mõtte, et on ju seda suunda võib ka mõelda. Nii et jah, me kindlasti jagame seda infot, et kui me selliseid seminare plaanime, ja kindlasti ootame teid kõiki kaasa mõtlema ja osalema, et me peame olema ühiselt tugevad, sest muidu see riigiplaan lihtsalt sõidab meist üle. Ehk siis plaan on kaasata ja kui vähegi lubate, et siis saadame ka sellele seltskonnale sellise teavituse, kes täna siin oli, teavituse, et meil sellised kaasamised on tulemas ja saate märku anda, kas te olete valmis rääkima just nimelt selles mõttes, et see teadmiste levik oleks ka järgmises ÜPP-s ikkagi kenasti ja tugevalt sees meie valdkonna siis teadmiste levik. Ma näen erinevates kohtades 2 küsimust veel ja enne kui ma neid üle loen, siis jätkuvalt meil on hetkel veel veidi aega juurde. Yes, me ei jäänudki hiljaks või jooksnud üle, aga et on võimalus siis märku anda seda, et soovite sõna võtta või midagi täpsustavat juurde küsida. Nii, 2 küsimust on siin üleval. Üks on see, et ideekorje suvel on keeruline korraldada, kes ikka suvel sinna nii palju vastab, et ehk oleks võimalik seda ideekorjet hoida lahti veidi mõistlikumal perioodil. Kas ma vastan Katrin ise või tahad sa ütelda seda? Ma panin ka siia juba kirja, et kindlasti me püüame seda perioodi pikendada, aga tegelikult me saime ka sel aastal 56 tagasisidet ka tootjatelt, mis oli iseenesest väga tore. Kui ma ütlen, et kokku meil tuli natukene üle 300 tuli partneritelt ettepanekuid, siis selles proportsioonis tegelikult on see päris hea tulemus. Mis on võib-olla meie nagu keerukus AKIS-es on selle ideekorje puhul ka, ongi see, et see aastane planeerimistsükkel on tegelikult nii lühike. Et on ju, kui te mõtlete, et kui kaua me saame neid ideid korjata, kui kaua me peame neid nii-öelda menetlema, et kus me vaatame nad üle, hindame üle, seame nad järjekorda, siis peavad on ju veel omakorda AKIS nõukogu ja ministeerium nad üle vaatama, et see protsess tegelikult võtab juba seal 3-4 kuud sellest ühest aastast ära. Et ma võin vast lubada ka seda, et me nagu ka mõtleme seda, et kuidas seda perioodi nagu kuidagi kokku pressida veel natukene, et me saaks seda ideekorje või loometegevuse perioodi natukene pikendada. Aga jah, praegu me oleme selle aastase tsükliga nagu kinni takerdunud, et jah,
see muudab selle keerulisemaks. Ja mida ma tahan veel korra lihtsalt ka üle rõhutada, et mida ma arvan, mis on ka vajalik sinna ideekorjesse sisse tuua, et kui te mäletate, siis ma mainisin neid ettepanekuid, mis tulevad tagasisidest. Ja sealt tuleb päris palju päris sisukaid mõtteid. Täna me ei ole suutnud neid veel süstematiseerida niimoodi, et me saaksime selle pealt teha siis ka ettepanekuid ideekorjesse ise. Metkina me saame selle tagasiside koondame üle välja ju kokku, ja tegelikult me võiksime need samad konsolideeritud ettepanekud siis ka esitada sinna ideekorje juurde. Seda me tahaks ka järgmine aasta teha. Kas meil ideekorje hindamiskomisjonide liikmed on avalikud, lähevad kunagi avalikuks? Siin on selles Slido küsimuste hulgas on selline ettepanek. No, ma arvan, see ei ole üldse mingi probleem, et valdkondlike nõukogude liikmeskond iseenesest, nad vist isegi täna juba on avalikud, aga nad ei ole avalikult üleval. Et nad on vist MEDCi dokumendiregistris on, et tegelikult need käskirjad on avalikud. Aga... Et me võiksime seda paremini veel näidata. Me võime nad panna pikke ees üles, sest absoluutselt muidugi. Super, selle saame teha ja ma näen rõõmuga, et üks küsimus on tulnud minu rahvusvaheliste projektide kohta ka. Ja see küsimus on sealt, et projektides on palju erinevaid tööriistu, võimalusi, lahendusi olemas. Et kuidas need reaalselt siis Eestis kasutusele võtta, et mida me ise plaanime sellega, et siin on 2 tüüpi tegevusi, mis on plaanis ja kavas ja on. Üks on see, et nendel erinevatel projektidel on ka need erinevad eraldiseisvad seminarid, kirjeldused, ka koolitustsüklid ja lisaks kutsun teid üles, et palju seda materjali avaldame big.ee veebil ja sellel on eraldi infokiri, millega saate liituda, et iga esmaspäeval see teile võiks postkasti kukkuda. Nii, aga et mitte hoida lõpmatuseni teid kinni ja Katrin, seda midagi veel? Üks võib-olla koht jälle, kus ma võib-olla küsiks osalejate tagasisidet, et üks teema, mida me oleme siin omaetega mõelnud, et me tahame ka seda, jälle AKIS-ega seotud infovoog on hästi nagu mahukas, et siit tuleb nagu alates mingisugustest sisulistest artiklitest, sündmustest, lõpetades nende samade rahvusvaheliste projektidega. Et üks suund, kuhu suunda me oleme praegu mõelnud, on see, et võib-olla nende rahvusvaheliste projektide kohta teha nagu nii-öelda eraldi infoblokk. Olgu ta siis nagu seal infokirjas, et te saate, et need, kes on sellest huvitatud, võiks olla selle tellijad. Või siis on ju täiesti eraldi ka selline sotsiaalmeedialeht, kuhu me saame just need rahvusvaheliste projektide info nagu üles panna. Et ma ei tea, kui te niimoodi käigu pealt suudate meile tagasi peegeldada, et kas see oleks hea mõte või kas te oleksite potentsiaalsed kasutajad sellisele infovoole, et võite meile lihtsalt kas kirjutada või tagasisidet anda ühel või teisel moel. Et selline mõte meie peas praegu liigub. Aga tahaksin selles mõttes lõpetada selle suurte tänusõnadega, et aitäh kaasa mõtlemast. Ja kui vähegi soovite veel midagi kaasa mõttel, siis on meil tagasiside küsimustik siin Uuringud Agri veebilehel, kus on just nimelt võimalik neid täiendavaid ettepanekuid kirja panna. Ja aitäh kõigile teile siin täna kohale tulemast, kaasa mõtlemast ja järgmise kohtumiseni.